Tere tulemast vaatama distantsilt targemaks videot, kus me täna räägime võtame luubi alla õpetajate õppimise, täpsemalt õpimotivatsiooni ja õpiringid. Mina olen Piret Topi ja minuga on täna siin Maia Poltovski. Me räägime täna teiega mitmel erineval teemal. Me räägime õpetajate õppimisest, alustame sellest, et miks õpetaja peaks õppima, millal ja kuidas. Siis üritame võib-olla natukene defineerida seda, et mis on tõhus õppimine ja et missugused tegevused üldse tegelikult on õpetajate tõhusa õppimise tegevused. Siis tutvustan ka ühe Tallinna Ülikooli Haridusjuhtimise Akadeemia poolt läbi viidud uuringu tulemusi, kus uurisime õpetajate motivatsiooni osaleda koosõppimise vormis. Ja siis räägin ka selle koosõppimise motivatsiooni seostest teiste erinevate õpetajatöö aspektidega. Aga enne, kui me läheme siin teemadega edasi, siis räägime natukene sellest, et kes me oleme ja kust me tuleme. Ja Maia, ma annan alustuseks sulle sõna, et kes oled ja kust sa tuled? Mina olen nüüd peaaegu 4 aastat olnud Tartu Veeriku kooli arendusjuht ehk juhtinud ja vedanud eest kooli arendustegevusi. Enne seda töötasin ma enam kui 20 aastat Kaitseväes ja minu valdkonnaks oli täiskasvanute taseme ja täiendusõppe ja õppetooli juhina Kaitseväe Akadeemias oli minu ülesandeks ka oma tiimi arendamine ehk ikkagi õpetajate koolitus. Oma esimese hariduse sain ma tänasest Tallinna Ülikoolist, toona ta oli vist Tallinna Pedagoogikaülikool ja mina õppisin inglise keele õpetajaks. Ja oma teise magistrikraadi sain nüüd 5 aastat tagasi Tartu Ülikoolist, kus ma õppisin haridusinnovatsiooni. Ja peale seda haridusinnovatsiooni õppekava lõpetamist, siis ma liikusingi Kaitseväest edasi kooli, sest mulle tundus, et haridus on nii huvitav ja see, mida ära teha, et seda on seal tohutult palju. Sellele lisaks, sellel õppeaastal panustan ma Tiihüppe sihtasutuses piirkonnajuhina ja tegutsen sellel õppeaastal ka HAAK-programmis, Tallinna Ülikooli HAAK-programmis. Olen juhttiimide arendusprogrammi mentor ja õppejuhtide arendusprogrammi mentor, nii et tegemist jagub. Ja sina, Piret? No mina olen taustalt õpetaja, aga lõpetasin 2018 haridusjuhtimise magistriõppekava ja siis enam kooli tagasi ei läinud, sellepärast et mul oli tunne, et kui ma ei ole siin ülikoolis koha peal nende samade inimestega, kes olid minu õppejõud, koos ei toimeta, siis ma jään sellest kõigest uuest teadmisest, mis teadusel on pakkuda, jään ilma. Ehk siis mul oli hästi suur hirm, et kui ma koolis edasi töötan, et siis need uued teadmised, need uued uuringutulemused ei jõua enam minuni. Seega ma võtsin vastu pakkumise tulla doktorantuuri ja nüüd mõned aastad tagasi lõpetasin doktorantuuri ja jätkuvalt olen ka ülikoolis tööl, ehk siis ma olen Tallinna Ülikoolis kooliarenduse teadur ja koos Maiaga töötame sihtasutuses Tiihüppe, olen seal õpetajate tugiprogrammi juht. Aga täna esindan Tallinna Ülikooli ja siin räägimegi läheme edasi õpetajate õppimise juurde. Põhiküsimus, millele me võiksime kohe ära vastata, aga see ei ole kindlasti mitte kerge vastus, on see, et miks me räägime üldse õpetajate õppimisest ja võib-olla miks õpetajad peaksid õppima? Mis sina arvad? Sa küsid seda minult. Aha. Siin on nii palju tahkusid, et ma ilmselt katan mõned ainult. Ja täitsa isiklikus plaanis õppida on lihtsalt nii äge, et jälgida seda oma mõtlemise arengut, uusi teadmisi, neid rakendada, see on tohutult äge. Aga võib-olla, kui ma lähen õpetajate juurde korraks tagasi, siis mina töötan ju koolis ja kool, see ongi ju see koht, kus me õpime ja keegi ei ole öelnud, et õpivad ainult õpilased, et õpivad kõik.
et me ei saa välistada ühte gruppi ja öelda, et neil ei ole vaja või nemad ei peaks. Me oleme ühiskonnana otsustanud, et me õpime ja areneme, eks ole, me oleme selle kirjutanud kõikidesse strateegiadokumentidesse, me räägime elukestvast õppest, arengust ja kui me vaatame seda maailma, siis mulle tundub, et me lihtsalt teistmoodi ei saa. Et kui me 3 aastat tagasi ei teadnud tehisintellektist midagi ja täna on potentsiaali tal ikkagi pöörata päris palju protsesse pea peale, siis meil ei olegi valikut muud kui õppida ja areneda. Mõtlen ma. Jah, ma olen sinuga täiesti nõus ja võib-olla mu see enda lugu siin taustal, mida ma rääkisin, illustreeribki seda, et tegelikult kui minul seal koolis oleks võimalik olnud edasi tegutseda õppimisega sellisel tasemel, nagu ma praegu kujutan ette, kuidas õpetajad võiksid õppida, siis et me oleks seal koolis saanud koos oma kolleegidega uuringuid koos lugeda, neid tõlgendada, mõelda, kuidas praktikasse panna. Võib-olla ma siis oleks jätkuvalt õpetaja, ehk siis minu hirm oli see, et kui teadusest tuleb nii palju infot, kuidas võiks õpetada, kuidas õppimine toimub, siis kas see ikkagi jõuab kooli ja nüüd ma tunnen, et minu missioon võib-olla ongi see, et see jõuaks kooli. Sest et ma tunnen, et meil on ülikoolis juba väga palju aastaid, meil on 10 aastat erinevad teadlased toonud Eestisse seda teadmist, tõlkinud eesti keelt, loonud materjale, et kuidas võiks viimaste teadusuuringute kohaselt õppida ja õpetada, aga see kuidagi ei jõua kooli ja mul on see tunne, et tegelikult peaks jõudma kiiremini. Sa tõid siia juurde juba need teised nüansid ka veel, eks ole, et me teame ikkagi nii palju rohkem, see teadmine kogu aeg areneb ja me ei saa nagu väita, et meil ei ole koolis neid uusi teadmisi vaja, eks. Mul oli ülikoolis, Tartu Ülikoolis õppejõud Ansoori Barkalaia, kes armastas esitleda valemit, et õpetaja võrdub insener pluss arst. Et hästi siuke sügavmõtteline. Aga kui me seda nüüd edasi arendame, siis sa ei lähe arsti juurde, kes on lõpetanud ülikooli ja lõpetanud õppimise. Või sa ei lase oma maja ehitada inseneril, kes lõpetas ülikooli ja lõpetas õppimise. Täiesti mõeldamatu, eks. Et siis me ikkagi võiksime eeldada, et ka õpetaja lõpetas ülikooli ja ei lõpetanud õppimist. Jah, aga tegelikult ju näitavad uuringud näiteks TALIS, on ju õpetajate suur uuring üle maailma ja Eesti õpetajad ka alati osalevad sellest. TALIS tulemused näitavad, et tegelikult õpetajad ju õpivad. Nende professionaalse arengu tegevustest osavõtt on väga kõrge. Aga kui sa hakkad vaatama, et mida siis tehakse selle nii-öelda professionaalse arengu toetamise tegevuste all, siis me jõuame sinna, et tegelikult need ei ole alati tõhusad. Ehk siis me juba Tallinna Ülikoolis näiteks siinsamas Haagi ehk siis Haridusjuhtimise Akadeemia meeskonnas oleme ammu aru saanud, tuginedes ka uuringutele, on ju, et mingisugused tegevused on tõhusamad kui teised. Ehk siis kas meil on mõtet saata üksikuid õpetajaid koolist a la ülikooli poolt pakutavatele lühiajalistele, mõnepäevastele või siis päevastele koolitustele, kui me teame, et tegelikult see mõju ei jõua lõpuks sinna, kuhu ta peaks jõudma. Kuhu ta peaks jõudma? Peaks jõudma klassiruumi. Peaks jõudma õpilasteni, ehk siis nendel peaks hakkama midagi paremaks minema, on see siis kas nende õpioskuste areng, nende vaimne tervis või heaolu laiemad, mis iganes, aga et selliste tegevustega, mis on nagu levinud, mis on nagu sellise kergemad võib-olla, kust osa võtta, on ju, et nende mõju ei ole see, mis tegelikult meid hariduses edasi viib, on ju. Ja võib-olla siis panen siia, otsisin üles, ma leidsin, lugesin tänaseks ettevalmistamiseks ühte artiklit, kus üks Norra
haridusuurija, üks emeriitprofessor, ma ei mäleta ta nime praegu, aga tema kohe oma artikli alguses ka ütles välja, et õpetajate tõhusa õppimise, nende tegevuste, kuidas öelda, kokkuleppimine või siis nagu arusaamine, et mis on õpetajate tõhus õppimine, et see on nagu selline püha graal teadlaste hulgas või siis ka võib-olla mitte ainult teadlastega, aga koolijuhtide, võib-olla ka õpetajate hulgas, et me nagu otsime seda, et mis see siis nagu päriselt tõhus on, mis siis nagu viib selle nii, et õpetajad nagu päriselt õpivad ja et see mõju jõuaks lasteni. Selline põnev nagu võrdlus oli, aga kui me siis räägime, et mis on need meie mõistes õpetajate tõhus õppimise tegevused, siis ma tahaksin siinkohal nagu ära defineerida võib-olla, et mis see nagu tõhusus on. Et kui me räägime, et see õppimine on tõhus, siis mida siis me peame selle mõiste nagu tõhus all silmas? Kuidas sina seda näed, Maia? Täpselt nii, nagu me räägime, eks ole, õpilaste puhul. Ma arvan jätkuvalt, et õpetajad ja õpilased, täiskasvanud ja lapsed nagu fundamentaalselt õpivad ühtemoodi ja samasuguse eesmärgiga, et need teadmised, mis tekivad, on püsivad, taasesitatavad ja rakendatavad. Õiges kontekstis rakendatavad, jah. Et neist on midagi kasu, mitte ainult kontrolltööks, vaid ka 5 aasta pärast, et sa saad oma teadmised kätte ja sul on nendega midagi päriselt peale hakata. Jah, ma olen sinuga nõus, et see tõhusus hästi lihtsalt võib-olla siis kokkuvõttes on see, et kui õpetaja õpib, tal tekivad pikaajalised mälusisud, on ju, ja ta suudab seda hiljem ka siis klassiruumis rakendada. Ja nüüd võib-olla ongi see küsimus, et millised need tegevused siis on. Ja seda on muidugi hästi palju maailmas uuritud ja ma praegu tuginen siin ühele 23. aastal välja lastud artiklile, metaanalüüsile, mis on siis hästi palju erinevaid artikleid ja uuringu tulemusi välja toonud ja seal üks siis nendest tõhusa õppimise tegevustest ehk siis missugune see õpetajate õppimine peaks olema, on üks nendest tingimustest või siis nagu karakteristikutest on see, et seal tuleks siis seda arusaama või teadlikkust tekitada või süvendada või siis toetada teadmiste konstrueerimist. Ma ei suutnud nende sõnade vahel valida, sellepärast ma panin need kõik siia, aga põhimõtteliselt üks tegevus kindlasti, kui õpetajad hakkavad õppima, siis nii nagu õpilaste puhul on ju, mis me teeme, me kõigepealt aktiveerime nende eelteadmised, et meil oleks kuhugi seda uut infot hakata siduma, on ju. Ja siis kõik need põhimõtted, mis käivad efektiivse või siis tõhus õppimisega koos, et see ka kuulub siia alla, et päriselt siis hakatakse koos mingisugust või siis kõigepealt üksi näiteks, et loed kodus mingisugust teksti, töötled selle korralikult läbi, kirjutad hiljem välja mingisugused mõtted, mis sul meelde on jäänud, vaatad, et kas need mõtted päriselt olid seal tekstis või mitte, mis oli meelest läinud ja nii edasi. Ehk siis sellist nagu iseseisev õppimine kõigepealt ja kui me kokku tuleme näiteks õpetajatega, siis me arutame nende teadmiste üle, mis me sealt näiteks tekstist saime, aga jah, nüüd ma läksin juba väga detailseks ja ma hakkasin juba ühte mingisugust vormi kirjeldama, et me tuleme õpetajatega kokku ja nii edasi, aga põhimõte on see, et see tõhus õppimise tegevuse esimene punkt on see, et tekitame teadlikkust, süvendame seda ja konstrueerime teadmisi. Nii, teine hästi oluline punkt selle juures on siis motivatsiooni toetamine ja seal artiklis, millele ma praegu tuginen, räägitakse motivatsiooni toetamisest ka selle vaatenurga alt, et õpetajatel me peame toetama seda motivatsiooni muutuda. Minu arust see on nüüd meil vähemalt omavahelistes vestlustes olnud üks tulisemaid teemasid ja ma arvan, et me läheme põlemad selle peale hästi põlema, et kuidas inimesel ei ole seda nagu motivatsiooni muutuda. Et sa ootad
noortest ja lastest pidevalt seda, et nemad oleksid valmis muutuma, nemad oleksid valmis seda infot, mis me anname nendele erinevates tundides, et nemad oleksid valmis seda vastu võtma, aga sa ise ei ole valmis muutuma. Tahad sa seda kommenteerida? Ma ei oskagi seda niimoodi kommenteerida väga. Hästi keeruline küsimus ongi, täiskasvanu motivatsioon ongi hästi keeruline küsimus, sest ühtepidi tahaks selle vastutuse andagi sellele täiskasvanule, eks ole, enda tegutsemist ise juhtida, et ise võtta vastutus selle eest. Teistpidi on meie kui eestvedajate roll siis luua need tingimused, eks ole, ikka seesama nagu laste puhulgi, sa lood õppimiseks tingimused, sealhulgas toetad motivatsiooni. Aga me peame selleks kusagil kokku saama, näiteks selles õpiruumis või mingites aruteludes enne kokku saama, eks ole. Ja mis sellest artiklist välja jäi, aga minu arust on nagu täiesti baasiline asi õpetajate motivatsiooni toetamisel, nii nagu laste puhul me räägime nende psühholoogiliste baasvajaduste toetamisest, ehk siis, et kui õpetaja õpib, siis tuleb ka tema autonoomia vajadust rahuldada, tema seotusvajadus peab olema rahuldatud ja tema kompetentsusvajadus peab olema rahuldatud. Ma meelega ei lähe praegu nende 3 baasvajaduse sisse, täpsemalt teile näiteid tuua, sest et mul on niisugune tunne, et see on ka jälle üks teema, mida on Eesti hariduses hästi palju räägitud ja siin ma siis hoian inimeste aega kokku, kes ei tea, mis need baasvajadused on ja tahab täpsemalt uurida. Seda materjali leiab guugeldades psühholoogilised baasvajadused ja siis saab täpsemalt lugeda, aga jah, hästi oluline punkt ja võib-olla see on ka see põhjus, miks ta on siin teisena välja toodud on ja ka artiklis teisena välja toodud, et inimeste motivatsiooni igal juhul tuleb toetada, et me ei saa eeldada, et tal on juba kas siis sisemine või siis autonoomne motivatsioon õppida ja isegi kui see on, siis me peame hoolitsema selle eest, et tal ei kaoks ära. Aga mul on silma jäänud see, et need õpetajad, kes kolleegidega juba õpivad, siis näiteks oma tagasisides toovad välja just nimelt selle psühholoogiliste baasvajaduste toetatuse, et see on seal selles olukorras olemas. Väga hea, rõõm kuulda. Siis on tõhus õppimise üks oluline aspekt ka see, et selles õppimise momendis mingisuguseid konkreetseid tehnikaid või võtteid arendatakse. Ehk siis, kui me õpime, kuidas näiteks laste psühholoogilisi baasvajadusi toetada, siis seda sama tuleks siis kas seal õppimise käigus õpetajatega koos mudeldada. Ehk siis sina kui näiteks õpetajate õpetaja peaksid siis samamoodi nende õpetajate baasvajadusi toetama ja siis võib-olla seda ka eksplitsiitselt välja ütlema, et kas te panite tähele ja ma praegu toetasin a la teie kompetentsusvajadust, et selle õppimise käigus nagu kõva häälega seda ka välja öelda või siis kuidagi muud moodi. Võib-olla praegu mu näide on natukene kohmakas, aga et ma loodan, et saate mu mõttest aru. Lisaks seal õppimise käigus lasta nendel inimestel, kes õpivad, antud kontekstis siis õpetajatel, seda teemat ka harjutada ja rolli mänge teha. Ma mäletan ise, kui ma haridusjuhtimises õppisin, see oli esimene semester, õppisime seal hariduspsühholoogide käe all neid samu autonoomset versus kontrollitud motivatsiooni toetavat õpetamist ja siis me saime ise läbi mängida, et üks meist oli siis kas siis väga selline kontrolliv õpetaja ja mina antud hetkel olin siis õpilase rollis ja mu kaastudeng oli siis see kontrolliv õpetaja, siis ma lihtsalt naersin ja nutsin segamini, sest esiteks hästi valus, ma olin samal ajal ise õpetaja ja see pilt oli minu jaoks hästi valus, sellepärast et ma tundsin ennast sealt ära, aga muidugi ma tundsin oma vanad mõned võib-olla minevikust saadud kogemused ära ja siis jah, ühesõnaga, et kui seda läbi mängida õppimise momendis, et siis see on ka näidatud, uuringud on näidanud, et see on tõhus. Kas sa tahad siin midagi lisada, kommenteerida? Võib-olla meie õppimise mudelis, eks ole,
me üritame oma õpetajate õppimise juurde panna selle praktilise nüansi, kus õpetaja läheb ja katsetab midagi. See on järgmine, väga hea. Võt, siis ma jõudsin sest ette juba. Viimane oluline aspekt, aga mis minu arvates tegelikult jah, siin slaidil on küll välja toodud Simsa, Fletcher Woodi ja kolleegide sellised, nende nägemus sellest, mis on õpetajate tõhusõppimise tegevused. Ma arvan, et see ei ole lõplik, et siin on ainult 4 peamist nagu põhimõtet, aga see ei ole lõplik, aga sorry, hea meelega kuulaks siis ju näidet praktikasse kinnistumise osas siis. Kui me ikkagi käsitleme koos õppides mingit teemat, olgu need siis psühholoogilised baasvajadused või uskumused või mõni õpistrateegia, siis iga õpetaja võtab endale selle ülesande, mida ta järgmise 2-3 nädala jooksul oma õpigruppidega harjutab ja võimalusel kutsub kolleegid seda vaatama, et siis järgmisel korral kohtudes on, mida analüüsida ja mille üle reflekteerida. Et ühtepidi ta kinnistab, eks ole, ja teistpidi ta annab õpetajale selle võib-olla vahel natuke teoreetilise õppimise hästi praktilise väljund, sest me teame, et õpetaja tahab seda kohest kasu ja vot see on see kohene kasu, et sul on see tööriist või võte, mida rakendada. Ja siin on ka selle praktikasse kinnistamise all on välja toodud see, et seal siis õppimise situatsioonis koha peal võiks õpetajad luua endale tegevuskava näiteks ja panevad kirja enda näiteks tunniplaani või kus iganes märkmikusse, et ma konkreetselt näiteks selles tunnis 5. A-klassi õpilastega siis harjutan just seda, mis me täna siin näiteks õppisime. Või paneb endale kuskile mingisugused meeldetuletused, on ju, et ta ei unustaks ära, et mul praegu me õpime seda teemat ja ma kindlasti siis ka lähen ja praktiseerin seda. Aga kui me nüüd vaatame neid tegevusi, mis meil on siin välja toodud, siis mul ei ole tehtud ja meelega ma ei pannud kokku sellist slaidi, mis ütleb ära, mis see õige vastus siis on. Ja tegelikult neid õppimise vormi on ju mitmeid, et ma alguses rääkisin, mis on pigem on ebatõhus, on selline nagu lühiajaline koolitus, mis tegelikult alati ei pruugi olla ka ebatõhus, sellepärast, et kui sa õpid midagi väga konkreetset, siis sul ei ole vaja terve aasta aega õppida mingit väga konkreetset juppi või hästi konkreetset teemat, on ju. Et selles suhtes jah, mingisugused pisikesed, näiteks mingisugune meetod, hästi sobib lühiajaline mingisugune koolitus, mingisugune töötuba, mingisugune seminar, aga professionaalse arengu toetamise all mõeldakse ka tegelikult näiteks konverentse, mis on väga hea, et saada ideid, aga see ei toeta hästi õpetajate õppimist. Seega tahad sa ise välja öelda, et mida nähakse siis sellise vormina, et mis võiks õpetajate õppimist toetada? Meie oleme, nii nagu ma ikkagi olen päris kindel, et väga paljud koolid oleme läinud õpetajate koosõppimise teed ja me võime seda nimetada koostöökoguks, milleks iganes. Meie nimetame teda õpiringiks, sest õpiring on lihtsalt kõige levinum termin vist selle kohta praegu. Ja mulle meeldib siia juurde mõelda ja tegelikult ka välja öelda, et me tuleme klassi kokku ikkagi ainult siis, kui me teistmoodi ei saa. Me tuleme tegema neid tegevusi, mida üksinda teha ei saa, ehk siis koos mõtestama, arutama, üksteist kuulama ja ühises sünergias seda uut teadmist looma. Aga Maia, ole hea, too hästi konkreetselt välja, kuidas siis te kokku tulete? Näiteks on teil juba sellel õppeaastal toimunud üks õpiring? Meil on sellel õppeaastal toimunud juba 2 õpiringi. Aga räägi esimesest õpiringist, mis te tegite esimeses õpiringis? Esimene õpiring oli meil traditsiooniliselt ikkagi selline suhteloomine, selline kokkuleppe, et kuidas me toimime ja natuke ka seda teema puudutamist, et mis teemad meie seda õppeaastat täidavad. Ja kuna me läksime natuke teist teed sellel õppeaastal, ehk siis kutsusime kokku kõik need, kes veel ei ole meiega õppinud ja paigutasime nad ise rühmadesse, siis võib-olla õpiringide eestvedajad pidid natuke rohkem mõtlema selle grupi kokkusulatamisele ja võib-olla natuke rohkem mõtlema ka õppimise mõtestamise peale. Jah,
väga hea kuulda, sellepärast et me ka alustasime enda tänast päeva sellega ju, et miks me üldse räägime õpetajate õppimisest ja tegelikult võib-olla jah, iga õppeaasta alguses veel kord meelde tuletada, et miks me oleme siia kokku tulnud, on ju. Aga missugune siis teie teine õpiring välja nägi? Meil on sellel aastal 2 gruppi õpetajaid, kes sisuliselt käivad samu teemasid. Et me oleme eelmisel õppeaastal katsetanud ka teemaõpiringi, kus õpetajad tegelesid õpistrateegiatega, aga me täiesti teadlikult sellel õppeaastal otsustasime, et me ei killusta teemasid, vaid me pigem anname sellist baasteadmist või võimaldame arutleda baasteadmiste üle. Ja siis järgmisel õppeaastal on meil juba, me leiame, et rohkem võimalusi erinevate teemadega edasi liikuda ja tegelikult praegu tundub, et kuna meil baasteemade õpiringides on käinud piisavalt palju õpetajaid, kes natuke tundsid, et võib-olla selle sama asja kordamine, nad tundsid natuke nagu neid oleks klassikursust kordama jäetud. Ja tegid meile ettepaneku, et aga teeme meie midagi muud ja kuna meil on õpiringi juhtimise ressurssi natuke veel, siis me ilmselt ikkagi hakkamegi õpetajate initsiatiivil tegema siin kõrval veel midagi muud, ehk siis kas õpistrateegiaid süvendatult või võib-olla vaatame hoopis tehisintellekti sisse, et meil on nüüd natuke aega veel oma mõtteid selitada, aga tõenäoliselt me ikkagi paneme siia kõrvale veel ühe teema õpiringiga käima. Aga kui me vaatame neid tõhusõppimise tegevusi, kas sa näed, et teil on mingisugune tegevus, mis ei ole teie õpiringis kaetud? Kas teil saab eelteadmisi aktiveerida, tekitada, tähendab teadmisi konstrueerida, kas teil on õpetajate motivatsiooni toetamine fookuses ka seal? Kas õpetajad saavad õppimise käigus seal õpiringis tehnikaid või mingisuguseid võtteid arendada, teha kohtumiste vahepeal näiteks harjutada neid oma klassiruumis, praktiseerida neid asju, mis te õpite seal? Ma arvan, et see mudel üsna hästi kirjeldab just nimelt seda meie õpiringi ülesehitust. Et võib-olla rollimängud, selles ma ei ole väga kindel, et võib-olla õpetaja ei taha ka alati kolleegide ees rolli mängida. Aga me asendame selle dispuudiga, mis on lihtsalt teistsugune rollimäng, eks ole. Aga iseenesest meil on need etapid on seal kõik olemas. Aga kas sa saaksid, ma ikkagi pinnin su käest, hästi konkreetsed, et kui meid vaatab näiteks mõni õpetaja, kelle koolis ei ole kunagi õpiringi olnud või mõnda sellist koosõppimise vormi, siis ole hea, too ikkagi väga konkreetselt välja, et kas õpetaja peab midagi enne seda õpiringi kohtumist tegema ja kuidas see siis õpiringi kohtumine välja näeb? Jah, nagu ma ütlesin, me tuleme kokku siis, kui me teisiti ei saa, ehk siis me ei tule iialgi kokku selleks, et mingit artiklit koos lugeda, mingit videot koos vaadata. Seda me tõesti selleks me klassiruumi ja õpetaja aega ei kuluta üldse. Et meie õpiringide juhendajad jagavad ette materjale ja tegelikult jagavad neid kõikide õpetajatega, mitte ainult õpiringidesse kuuluvate õpetajatega. Ja õpetajal on siis endal see vastutus, see materjal läbi töötada, video ära vaadata, mingid mõtted võib-olla koondada, artikkel läbi lugeda või mõni peatükk mõnest raamatust, et selle eeltöö teeb tõepoolest õpetaja ise ära, ehk siis see teadmiste aktiveerimine, varasemate teadmiste aktiveerimine, selle teeb õpetaja enne ära ja tuleb ikkagi juba kohale ja ta on valmis sellel teemal arutlema, mingis tegevuses osalema. Ma mäletan, ma olen tegelikult ju, kuidas me tuttavaks saime, te osalesite ühes kooliarendusprogrammis ja minul oli olla siis au teie üks konsultantidest ja teiega pool aastat koos õppida. Ja ükskord, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me tegime niimoodi, et me saime kokku, see oli üsna meie koosõppimise teekonna alguses ja ma palusin ka teil kodus varem mingisugust materjali suure tõenäosusega lugeda. Sa lasid meil meenutada seda, mida me pidime õppima ja selle valgele paberile kirja panema, oli nii? Nii oli jah, et minu endaga tehti niimoodi, kui mina õppisin, on ju hariduspsühholoogid tegid meiega seda, ja see oli hästi valus, ma mäletan tudengina, mul ei tulnud midagi meelde,
aga selle point oli see, et hästi, sa praegu ei mäleta, muidugi ma oleks võinud kodus ise teha seda, et ma tegelen selle tekstiga, on ju, ja siis kodus iseendale nii-öelda kontrolli, et ma vaatan, et mis mul meeles on ju, ja mis ei olnud meeles, selle siis loen uuesti üle, võib-olla teen endale mingisuguseid mõttekaarte sinna juurde, seostan mingite oma õpetaja töökogemusega ja nii edasi, nii edasi. Aga ühesõnaga, et sellist võtet võiks tegelikult koolis õpiringis kasutada ja ka õpilastega seda kasutada ja mulle meeldis ka see, et tegelikult seda sama teemat, mille kohta ma sinna nii-öelda valgele paberile pidin kirjutama, et näiteks loengu lõpus me saime uuesti, me arutasime seda loengus, seminaris on ju, ja siis loengu lõpus ma sain nüüd uuesti kõik kirja panna, mis ma mäletan ja mis täiendada seda, mis ma loengu alguses sain kirja panna. Ja ma arvan, et see oli väga mõnus ja efektiivne meetod, et see on mul siiamaani meeles. No ma söandan kinnitada, et me õpiringides kasutame seda sama võtet ja ma usun, et ka õpetajad õpilastega kasutavad seda meenutamist, eks ole. Et võib-olla mida mina teen täna teistmoodi, kui sina toona tegid, on see, et ma täitsa siiralt jagan seda oma emotsiooni, sest see emotsioon, see esimene emotsioon on nii vastik ja ta viib su nii kiiresti tagasi kooli kontrolltöösse. Ja see ei ole see koht, kuhu sa alati tahad tagasi minna. Et ma lihtsalt jagan selle auditooriumiga seda tunnet ja ütlen, et see ongi jumala normaalne. Ja teistpidi ta on jälle hästi nagu enesearengu mõttes hästi huvitav, eks ole, kui sa lähed seda teed, et aga miks mul selline tunne tekib. Et siis see on nagu võib-olla võimalus endale jälle natukene areneda. Et aga jah, see on, ma arvan ka, et meenutamine on äärmiselt tõhus. Okei. Ma mõtlen, et kas see, mis te õpiringis teete, see on nüüd meil läbi räägitud, et te tulete kokku ja siis selle pinnalt, mis te olete kodus ise läbi töötanud, te siis arutate ja mõtlete ka välja, et kuidas seda siis oma klassiruumis praktiseerida ja lepite kokku näiteks, et me nüüd järgmise, ma ei tea, 2 nädala või 3-4 nädala jooksul harjutamegi seda ja kutsume ka oma kolleege vaatama, et tule vaata, kuidas mul sellega läheb. Et näiteks, kuidas mul läheb õpilaste seotusvajaduse rahuldatusega, et tule vaata, kas sa märkad midagi, et kas ma võib-olla mõjun liiga külmalt või midagi säärast. Või siis teha ka sellist nagu enesemonitooringut, et ise jälgid ennast kõrvalt, üritad nii palju, kui sul on aega õpetaja töö kõrvalt. Aga okei, see oli siis nüüd hästi konkreetselt, et kuidas need tõhusa õppimise tegevused on näiteks õpiringi ülekantavad ja on hästi mõnusasti. Ja sellepärast ka meie vähemalt Tallinna Ülikoolis, aga tegelikult ka Tartu Ülikoolis peetakse sellist nagu õpetajate koos õppimist tõhusaks vormiks, räägitakse, et looge õpiringe ja see ongi ikkagi baseerunud sellele, et kõik neid põhimõtteid, mida me teame, et mis toetavad sellist nagu pikaajaliste mälusisude tekkimist, harjutamist, praktiseerimist, et seda kõike on võimalik sinna õpiringi sisse viia. Aga okei, liigume edasi. Lubasin, et ma natukene tutvustan ka neid tulemusi, mis siis eelmise aasta õpetaja uurimuses välja tulid ja hästi nobedasti käin ka üle, et meil eelmine aasta toimus siis november-detsember 2024 õpetaja uurimus, kus siis osales 133 kooli üle Eesti ja kokku siis 3853 õpetajat nii põhikoolidest, täistsüklikoolidest kui ka gümnaasiumitest. Ja võib-olla natukene ka tausta, et siis teate, kui me hakkame neid tulemusi arvesse võtma, et siis kes olid need õpetajad, et oma taustalt olid nad siis enamasti naised, nagu Eestis on, et 86% olid naised, ülejäänud olid mehed ja mõned õpetajad ei soovinud oma sugu avaldada või olid siis identifitseerivad ennast siis mõne muu soo esindajana ja keskmine vanus siis nagu ka Eestis on, et umbes 47 aastat. Hariduslik taust, et enamus õpetajaid, ligi 3/4 õpetajatest siis magistri taustaga ja mõned olid ka
ligi 500 õpetajat siis bakalaureusekraadiga. Enamus õpetajaid, 42% töötasid siis 1,0 koormusega ja siinkohal me siis palusime märkida, et töölepingu järgi, et mitte et sinu tajutud koormus, aga sinu päris töökoormus ja siis ka veerand õpetajatest siis märkisid, et nad töötavad koolis suurem kui 1,0 koormusega. Õppeainete järgi ka on siin taust ilusti näha, enamus õpetajaid olid klassiõpetajad, palju oli ka matemaatikaõpetajaid, eesti keele, inglise keele ja ühesõnaga väga paljude ainete õpetajad olid esindatud. Ja meid just huvitas see, et kui levinud on see koos õppimine, kui me teame, et koos õppimine on tõhus, siis vaatasime sisse, et kui palju siis Eesti koolidest märgivad, et või kui paljudest Eesti koolides on selline koosõppimise vorm levinud ja küsisimegi, siis kirjeldasime ära, nagu ka slaidi pealt on näha, et õpetajate professionaalse õppimise üks väljundeid Eesti koolides on erinevad koostöös õppimise vormid, kus õpetajad koos oma kolleegidega regulaarselt kohtudes erinevaid teemasid õpivad ning mõtlevad, kuidas neid teadmisi klassiruumis rakendada. Siin ei ole öeldud, et see on tõhus vorm või et see on ebatõhus vorm, aga lihtsalt neutraalselt, et selline vorm on levinud ja nüüd meid huvitabki, et kas sinu koolis on loodud selline koostöös õppimise vorm. Ja me teame, et mõndades koolides on selle koostöös õppimise vormi nimi siis õpiring, mõnes kohas öeldakse koostöökoda, mõnes kohas on mõni muu mõiste, aga siis õpetaja saigi vastata sellest lähtuvalt. Ja 63% siis õpetajatest vastasid, et jah, nende koolis on õpetajate koosõppimise vorm, päris hea tulemus. 24% vastasid, et nad ei tea, et ei ole ja 13%, et nad ei tea, et kas on. Ja siis ma vaatasin ka täpsemalt siis nendesse koolidesse ehk siis kooli tasandil, et kui paljudes koolides õpetajad vastasid ainult jah näiteks ja 133 koolist siis kindel jah vastus, ei ühtegi ei ega ma ei tead, tuli 16 koolist ja 3 kooli olid sellised, kus kõik õpetajad ütlesid, kõik osalenud õpetajad ütlesid, et ei ole nende koolis sellist koostöise õppimise vormi. Nii, ja kui me vaatame siis koolitüübi järgi, et siin on nüüd õpetajate arv, mitte enam koolid, et siis 58% põhikoolide õpetajatest vastasid, et nende koolis selline koostöös õppimise vorm on, aga mis mind üllatas, kui ma neid tulemusi vaatasin, nüüd paar kuud pärast nende tulemuste esmast esitlust vaatasin nendesse sisse, siis et täistsükli koolides 74% õpetajatest vastas, et nende koolis on koostöös õppimise vorm olemas. Ja gümnaasiumites, ehk siis kus enamus on siis riigigümnaasiumid, nendest siis 58% õpetajatest vastasid, et nendel on see koostöös õppimise vorm koolis olemas. Kui me vaatame siis õpetajate osakaalu sellele samale küsimusele ja neid vastuseid siis kooliastmete kaupa, siis on näha, et tegelikult kooliastmete kaupa õpetajad ei erine, et kõikides kooliastmetes õpetajad siis vastavad nendele 3 vastuse variandile sarnaselt. Ja töökoormusega seoses on ka näha, et need õpetajad, kes töötavad alla 0,5 koormusega koolis, et nende protsent on kõige suurem seal tulbas, kus on, et ma ei tea. Et siin nad eristuvad väga mõnusasti teistest koormuse gruppidest. Et see on huvitav, aga võib-olla see on ka see, et õpetaja õpetab mitmes koolis ja see kool, kelle alt ta praegu vastas, et ta ei tea, ta ei ole kursis, mis seal koolis toimub. Et sellele võiks tegelikult tähelepanu pöörata, et kõik õpetajad koolis ikkagi teaksid, et kas meil siin kolleegid õpivad koostööselt või siis mitte. Nii, aga siis me uurisime ka lähtudes ootusväärtuskulu motivatsiooni teooriast, et õpetajate motivatsiooni siis osaleda sellises koos õppimise vormis
ja see tulemused siis on, kohe jõuan tulemusteni, aga enne tegelikult oleks oluline teada, et mis me siis nende ootus, väärtuse ja kulu all mõtleme, et õppimise õnnestumise ootus näiteks, et mul on olemas kõik eeldused selleks, et edukalt osaleda koostöös õppimise tegevustes. Olen kindel, et suudan kolleegidega koos õppides tõhusalt uusi teadmisi omandada. Ja väärtus on see näiteks, et see koos õppimine aitab mul oma töö kvaliteeti ja tõhusust parandada. Ja kulu on siis näiteks see, et ma pean millestki loobuma, mingitest teistest tegevustest. Näiteks minu juurde on ka viimastel kuudel tulnud õpetajad ja öelnud, et te tahate küll, et me teeksime koolis õpiringe, aga tead, mul oleks vaja hoopis tundi ette valmistada. Ehk siis see läheb mõnusasti selle tunnetatud kulu alla. Huvi pärast siis vaatasin ka seda, et kuidas erinevad nende 3 õpetajate grupi hinnangud siis oma erinevatele motivatsioonikomponentidele, õnnestumise ootusele, tunnetatud väärtusele ja tunnetatud kulule. Ja tegelikult siit nendest tulpdiagrammidest on näha, kuna need usaldusvahemikud ei kattu, siis on näha, et kõik need 3 gruppi, need, kes ütlevad, et on koolis õppimise vorm, need, kes ütlevad, et ei ole koolis õppimise vorm ja need, kes ütlevad, et nad ei tea, kas on koolis õppimise vorm, et nende motivatsioon erineb statistiliselt oluliselt kõigi 3 motivatsioonikomponendi osas. Ja siit on ka näha, et need, kelle koolis on koos õppimise vorm, nad ütlevad, et jah, meil on ja võib-olla isegi ka osalevad selles, et nende õppimise õnnestumise ootus on kõrgem kui teistel, nende tunnetatud väärtus on kõrgem ja nad peavad seda kulu, mis selle õppimise vormis osalemisega kaasneb, peavad madalamaks. Vaatasin ka erinevusi erinevate koolitüüpide vahel ja siin koolitüübid siis ei erine omavahel, ei õnnestumise ootuse ega tunnetatud väärtuse ega siis tunnetatud kulu osas. Ja huvi pärast vaatasin ka tegelikult neid erinevusi siis erinevate töökoormusega seotud gruppide vahel ja õnnestumise ootus kõige kõrgem on siis nendel, kes töötavad 1,0 kohaga, isegi vähema kui 0,5 või siis ja ka täiskoormusega töötavate õpetajate tunnetatud väärtus on kõrgem ja kõige madalam on ka näha, et nendel, kes töötavad täiskoormusega, aga need statistilised olulised erinevused nende gruppide vahel on marginaalsed, siis mõned grupid siin erinevad, aga peamiselt siis hinnatakse ikkagi ühtemoodi. Ja hästi põgusalt räägin ka siis sellest, et vaatasin, kuna see õpetaja uurimus koosnes väga paljudest erinevatest teemadest, vaatasin siis neid seoseid kõigi 3 motivatsioonikomponendi puhul teiste teemadega ja hästi tugevalt on näha, et kooli kultuur on seotud õpetajate õppimise õnnestumise ootusega, näiteks õpetajate eestvedamisvalmidus, andmepõhine juhtimine, sihiseade, mis on siis üks õppimist toetavatest juhtimisviisidest, rahuloluga, üldise rahuloluga on õppimise õnnestumine seotud ja kõik, mida ma olen praegu maininud, on siis positiivselt seotud, ehk siis mida kõrgemad õpetajad hindavad oma eestvedamisvalmidust või seda, et kooli juhitakse andmepõhiselt või seda, et nad on rahul oma tööga, oma koolis suhetega, töö sisuga, et seda kõrgemalt nad hindavad ka oma õppimise õnnestumise ootust. Ja väärtusega põhimõtteliselt samad tulemused. Ehk siis eestvedamisvalmidus hästi tugevasti, andmepõhine juhtimine ja sihiseade on omavahel seotud. Ja kulu osas siis samamoodi paistab välja eestvedamisvalmidus, aga negatiivselt. Ehk siis mida kõrgemalt õpetaja hindab, et ta on valmis koolis rohkem vastutust võtma, näiteks erinevates kooliarendustegevustes, ja ta tajub, et teda ka väärtustatakse, seda madalamalt ta tunneb seda õppimisega seotud tunnetatud kulu. Läbipõlemisega on positiivne seos ja stressiga samamoodi, et mida kõrgemalt õpetaja hindab seda
koosõppimise vormis osalemise kulu, seda kõrgem on ka tema läbipõlemise näitajad ja stressi näitaja siin uuringus. Aga lähme siis praktiliste ettepanekute juurde, ehk siis mis on oluline, et toetada õpetajaid, et nad koos õpiksid, kuna me teame, et koos õppimine on tõhus. Esimene punkt, õpetajatel on vaja aega, nendel on vaja ruumi ja nendel on vaja tuge, et koos õppida ja et see ei konkureeriks muude tööelu aspektidega. Siis nagu tulemused näitasid, oleks vaja tegelikult toetada õpetajate eestvedamise valmidust, mitte ainult sellisel tasandil, et me kaasame õpetajaid juhtkonda, vaid et pakkuda õpetajatele võimalusi võtta vastutust erinevates kooliarendustegevustes. Siis kuna andmepõhine juhtimine oli seotud õpetajate õppimisega, siis oluline järelikult, et kooli juhtimisel tuleks otsuste tegemisel andmetele tugineda ja olla selles osas siis õpetajatele eeskujuks. Ja kuna sihiseade oli ka seotud õpetajate õppimisega, siis ka kooli õppeaasta eesmärgid või siis võib-olla laiemad sellised arengu eesmärgid tuleksid sõnastada ja mitte ainult sõnastada tegelikult, et need peaksid lähtuma ja olema läbi mõtestatud just õpilaste õppimise vaatenurgast ja sinna kindlasti ka õpetajaid kaasata nende eesmärkide väljatöötamisse ja ka rakendamisse. Ja hästi oluline ka selline punkt, et see koostöine õppimine oleks koolis sihipärane, et ta oleks õpetajatele tähenduslikuks muudetud ja et ta oleks kindlasti seotud kooli arenduse eesmärkidega, mitte eraldiseisev tegevus koolis, et koos õppimine peaks aitama koolil saavutada neid arengueesmärke, mis on seatud. Ja ka õpetajate tööga, ehk siis õppimine peaks olema ikkagi õpetajate normaalne osa nende tööst. Ja loomulikult selleks, et õpetajad saaksid õppida neid teemasid, mis on olulised koolis, aga ka nende enda arengu seisukohalt, siis tuleks kaardistada õpetajate arenguvajadused ja siis võtta siis õppimise teemadeks need suunad, mida nad peavad oluliseks ja mis aitavad ka kooli arengueesmärke täita. Hästi oluline teema, sellest võiks eraldi loengu teha, on positiivne koolikliima, mis aitab õpetajate õppimisele kaasa ja muudab selle õppimisega jätkusuutlikuks. Ja nüüd Maia lemmikpunkt. Juhi toetus peab olema nii sõnas kui ka pilgus, kui ka veendumuses, et see on oluline asi. Ma märkan teid õpetajad, et õpite ja ma elan teile kaasa ja küsin, et mis teil on vaja, kuidas mina saan teid aidata ja toetada selles? Jah, seda ei saa kuidagi liiga palju rõhutada või vähetähtsaks pidada. Õpetaja ikkagi vaatab oma juhi poole ja ootab temalt seda suunda. Ja kui juht näitab välja, elab ja hingab seda, et ühine õppimine on meie prioriteet, see on meie jaoks väärtus ja ta aitab meil saavutada oma arengu eesmärke, siis õpetajal võib-olla on ka lihtsam seda otsust ja valikut teha, kolleegiga koos õppima minna, sest ei ole mõtet ka eitada, et see võtab ressurssi, see võtabki õpetaja aega ja õpetaja aja peale konkureerivad päris paljud asjad, eks ole. Ja kui ma olen ka kokku puutunud teiste koolidega, siis mulle ikkagi tundub, et juhi siiras kaasasolek on see, mis paneb selle õpetaja silma särama ja viib selle õpetaja kolleegiga koos õppima. Aga ma tuleksin hästi korraks selle kõige esimese punkti juurde, mis siin slaidil on see, et õpetajatele oleks vaja piisavat aega, ruumi ja tuge ja see on kõik teha kooli juhtkonna poolt. Jah, muidugi. Ikkagi tuleb teha ruumi nädalas. Aga minu poole ikkagi pöörduvad õpetajad, kuna ma hetkel ju olen vedav sellises programmis, kus me soovime, et õpetajad õpiksid koos ja looks koolis õpiringe, pöörduvad õpetajad ja ütlevad, et nendel ei ole aega. Kuidas teie koolis õpetajatel järsku on aega, et sa saad rääkida siin, et teie koolis õpetajad õpivad?
no ma ei tea, kas meil õpetajatel nüüd järsku on aega, aga tegelikult me tegime ikkagi tunniplaani selle võimaluse. Et kui me esimesel aastal, kui me muutsime päevakava koolis ja hakkasime õpetajate koosõppimiseks kasutama 0 tundi, mis oli umbes 40 minutit pikk, siis me esimese aasta lõpuks saime aru, et see 40 minutit ei ole meile piisav. Ja me tegime tunniplaani lihtsalt koha, ehk siis neljapäeva pärastlõunal 2 viimast tundi õpetajatel ei ole. Ehk siis kõik õpilased lähevad koju ja õpetajatel ongi 7-8 tund, kus meil on aasta läbi planeeritud koostegevused, kas õppetoolitegevused, õpiringid või mõni muu koosõppimise vorm. Et ja see on tunniplaani tasandil tegelikult ei olnudki väga keeruline. Mina olen käinud teie kooli õpiringis ja ma ütlen ausalt, mulle väga meeldis see. Ma tundsin ennast mõnusasti, mis siis, et mina olin väljaspoolt tulnud. Ma mõtlen, et kas te olete valmis jagama ka teiste koolide õpetajatega või juhtidega, et nad saaksid osa võtta teie õpiringist ja näha reaalselt, ja rääkida teiega, et ikkagi kuidas on võimalik, et teil õpetajad saavad õppida? Meil ka eelmisel aastal käis vist külas 2 kooli just suunitlusega, et näha meie õpiringi. Ühe kooli õpetajad me saime lausa oma õpiringidesse kaasata, nii et me õppisime kõik koos, mis oli täiesti teistsugune kogemus. Väga äge on 1,5 tundi veeta sinu jaoks alguses täiesti võõraste inimestega, kes sellest hoolimata räägivad sinuga sama keelt, saavad aru, millest on jutt, kui me räägime psühholoogilistest baasvajadustest või IKAP-ist, kui sa soovid, eks ole. Et selles mõttes on väga äge kogemus ja nüüd ma mõtlen oma õpiringide juhtidega võib-olla minna mõnda kooli külastama, et siis pakkuda neile kogemust, näha teisi õpiringe, aga ma arvan, et see on ka väärtus, et me käime üksteisel külas, õpime üksteise kogemustest ja saame aru, et juba see, et me räägime sama keelt, meil on ühesugune sõnavara, toob meid üksteisele lähemale ja aitab meil oma eesmärk ellu viia. Aga ma arvan, et me siinkohal siiski tõmbame joone alla. Meil oli väga põnev vestlus. Aitäh, Maie, et sa olid nõus tulema. Ja lõpus on ka meie kontaktid, et kui te tahate näiteks sedasama artiklit, millele ma viitasin, või tahate näiteks Maiele kooli külla minna, siis meie e-mailid on siin all. Võite meile vabalt kirjutada. Ja aitäh vaatamast. Aitäh, Piret, et sa kutsusid. Tõepoolest oli väga huvitav.